Muidu meil on siin olnud meie väikses toimetuse kolleegiumis tihti arutelu ja isegi tuliseid mõttevahetusi, et kes siis seekord kõige suurem topis oli, siis sellel nädalal muidugi mingit küsimust ei olnud, sest ikkagi teistest eristus väga meelelahutus ärimees Lauri Viikna, kellele ei meeldinud siis olümpiamängude kergejõustiku ülekanne, kui võistles meie oma mees Gerd Kanter ja seda kommenteeris üks Saaremaa mees, kes siis kasutas saarlastele omast laulvat intonatsiooni ja ka öötähte. Ja tehti siis Lauri poolt ikkagi kõik murded maha ja öeldi, et niimoodi ei saa, niimoodi ei tohi eetris selliseid inimesi ikkagi ette mängida. Ja nüüd oleme helistanud siis ärimees Laurile, et välja uurida, mis värk on. No tere hummogut, Lauri! Kuida lätt ja mis tiid seal? Tere! Olete helistanud Lauri Viikna telefonile. Kui tahate tellida karusselli, vajutage 1. Kui tahate teha krokodillitopisele pai, vajutage 2. Kui tahate Lauri Viiknaga rääkida, vajutage 3. Ma pressin nüüd 3. 3. Hallo. Tere hummogut! Mis asja? Tere hummogut! Kas Lauri on seal? Lauri Viikna räägib, jah. Tahad karusselli või midagi või? Mul praegu pole aega, mul on kõik karussellid käivad praegu, Tivoli tuur on. Lauri tahas keeleteemadel kõneleda tiika. Kus maalt helistate? Võromaalt. Oh jumal. No, ja tere. Nüüd on sääne asi üles tõmmatu, et ti vihkate kõiki inimesi, kes tõistmoodu kõneleva kui ti. Milline asi on? Vaata, mul on Eesti mees on ju. Mulle meeldib, kui eesti keelt räägitakse ja ausalt öeldes mul on teiste keelte värk. Ma ise ei räägi eesti keelt või seda vene keelt ega inglise keelt ega mitte midagi. No. Et mul on Eesti värk on, Eesti karussellid on mul, Eesti okserattad on ju, kõik on, tsirkus on ikkagi minu teema ja Eestis on tsirkuse kultuur juba nii tükk aega olnud ja see on eestlaste värk ja ausalt, kui keegi teine hakkab mingisugust pudikeeles on ju mingit logopaadilist juttu rääkimas, ausalt, mul läheb värvid läbi, et see on ikkagi, mina ikka vaata ühest otsaga aitan siin Eesti kultuurile kaasa ja teist otsast hakatakse mingi keelega salkima seda, siis ausalt öeldes, ma ei näe nagu üldse nagu mingit, mis värk on. Aga mille nii on, et sa ei salli tõisi, kes tõistmoodu kõnelese? Mida? Mille nii on, et sa ei salli tõisi inimesi, kes tõistmoodu kõnelese, kui sa... Ei, selles mõttes mul on nagu mingi 6 erinevat varianti, kuidas need karussellid saab üles panna, et ma ei tea, millest te soovite. Sul on oma loomaait kah, et kas sul seal ka loomad kõnelese ütemoodu? Muidugi loomaait on, mul muidugi on loomaaed mees, aed. Mul on ka oma loomaaed on ja mul räägivad kõik loomad räägivad puhast eesti keelt, ütlen krokodille istu, ta istub, ma ei ütle talle mingi sit down või mingi ittu maahan või ma ei tea, mis keeles sadis või kuidas see vene keeles on ju. Krokodill räägib eesti keelt, unt räägib eesti keelt, hüään räägib eesti keelt, faasan räägib eesti keelt, kõik on Eesti oma loomad linnud, vaata ma olen suure töö ära teinud, ma olen uued liigid siia maal tänu oma tsirkusele teinud on Eesti harikrokidill. Kroksidill. Eesti oma harikrokodil. Eesti oma alutaguse hüään, täpiline hüään. Eesti oma liigid on, nad saavad eesti keelest aru. See on suur samm, ütleme ka Eesti zooloogia maailmas on ju. Saate aru on ju, mille pärast ma muretsen, ega ma niisama plähmi on ju. Oota, Lauri, ma taas tiida, kost kandi, mis sa esi oled? Kost sa peri olete, kes su esa on? Ma olen Tallinna mees. Tallinnast oled? Ma olen Eestist. Tallinnast oled. Kas sul on olnud, kui vähem olite esi, et kas Saaremaa mehe on tahtnud sulle ihopitten anda või mille sa nii ei salli neid saarlaisi? No ma ei tea, mida need saarlased mulle anda tahavad, eks ma võtan see 2 käes vastu, ma olen lahke mees. Ihopitten tahtma anda sulle? See on mingi siis, panete mind praegu selleks lolli olukorda, aga mina eriti ei tea, mis ihu... Tahtva pesse anda sulle? Peksa või? Jah.
no vot, siin ongi see, et noh, et vaata, õpi ikka korralikult rääkima, et sa ei saa tulla niimoodi siia, et tuled kuskilt saarelt, sõuad oma paadiga siia kohale, astud mandri peale, kukud mögisema, on ju, oma mingit keelt, on ju. Aga Lauri, kas ei ole illos kullelda, kui Tõse kõneles niimoodi uhkelt öö asemel kõneldas öö ja lauldas poolenisti, kui kõneldas? Mu arust on küll väga illos see hää kullelda. Kuidas on? Sa ei saa midagi aru, no. Kui ma ütlen, et ma panen asja öösel kinni, sa panen asja õõsel kinni või? Või näiteks, kui nüüd hakkame võtame tartlaste murraku ka, hakkame seda ka propageerima, et meil siin Tallinnas on tead Selver, on ju, et hakkavad, või ma ütlen, on ju, sellel nad ütlevad tollel, et kui nüüd on Tallinnas Selver, et nad hakkavad ütlema Tolver või? No nii alles illas. Või näiteks, et ma olen nüüd, ma ei tea, ostan Selverist seebi, ütlen, ostan Tolverist toobi või? Kas on ilus või? Kas on eesti keel või? Väga ilus eesti keel on, nii võisi olla küll, mulle küll meeldis, kui nii alles. No vot see nii see eesti keel hävib, on ju. Võtame siis, nüüd tulevad järgmisele, kes siit tulevad, hakkame üles pole minna, mingi Kesk-Eesti mingi murrak, on ju, ma ei teagi, kes seal elavad, ma ei ole seal Tivoli jõudnud veel, on ju. Kus kõneleme sult ärivärki kah, et kus on, kas üks Saaripiten ka käütu oma tsirkusega või Tivoli jändiga? No vaata, ma ei käi seal sellist, ma käin ikkagi sellistes kohtades, kus elavad eestlased, on ju. Aga mille sa ei käib, seal ei ole raha vast? Seal on raha küll ja rahvast on, aga vaata, mul on omad nüansid on ja ma ikkagi ajan nagu tsirkuse kultuurivärki ja ma tahan ikka kultuurset inimesed käiks seda vaatamas, mitte siuksed, kes ajavad räägivad mingit udmurdi keelt või mingit pügmee mingit jampsi on ju. Lauri, kõnele nüüd niimoodi, kui sul on oma tsirkuse vaja vahtset klauni võtta ja tule määneki miis ja kõneles, kas siis võrokiili või setokiilt või tule saare pealt või mis sa siis tiit ja kui ta eesti keelt ei mõistaki kõnelda, kas võtad tüüleda või ei võta? Vaata, kloonidega on teine asi, kloonid ei pea rääkima, kloonid teevad nalja, on ju. Kuis nii, eks peava kõnelema? Ei kõnele, see on keegi midagi, kõnelema, ma see ilus eesti keel. Kõnelema, ma ütlen kõnelema. Kas sa meest tahad, et sinu lapsed ütlevad, et täna on esmaspäev? Kus on ilus eesti päev, kõnelema, ma ütlen, kui nii edasi läheb, siis 10 aasta pärast tähte enam Eestis ei ole, ongi üks kurdi õõ ja öö ainult. Õõsti? Lähme, ma ei tea, lähme Söövaldisse või ma ei tea, Mulle hindele tundus, et sa oled tõmmanud hindada suure tüüga, et sa pead istma maha ja kaema ringi ja kullama, kus inimese elavad, et sa oled hinnast nii tapnud tüüga, selles oled sa närviline. Tead, mina teen oma tööd, olen teinud eluaeg ja tsirkus ongi minu elu ja tsirkus on väga naljakas, tulge kõik minu tsirkusesse selles mõttes, et sa esidid nalja ka seal või? Ma ikka vahel proovin teha, et ongi see, et ega mul eriti palju selle inimesi tööl ei ole, et lüksinda loomadega seal dresseerin neid ja teen nalja ja kõike, et eks ma olen siuke, ma ütlen karmi käega mees ka, et ega mulle paljud asjad ei meeldi, siis ma ütlen kohe välja selle ja eks ma siis pean ise kõik need klouni asjad ka seal ära tegema, aga ütleme niimoodi, et see, kes minu tööle tuleb, see peab ikka tegema eestikeelse testi ära, keeletesti ja kui oma vales kohas on menolippu. Ei, nüüd ma sa esiarvamisa kõnelid, eesti keelenda küll ei ole. No aga hää küll, Lauri, et said aigu ikka kõnelda tämba hummogu ja kui sul vähegi aigu on, siis mine käi vast mõne saare peal ja kulla, kus inimese kõnelese. Midagi saan aru, aga head aega. Head nägemist.